siiski 818 ehitati juba Kuussalusse. See on küllaltki, oli küll veel. See küllaltki oli. Jälle uuridagi veel kohe oleks põnev kohe, kuidas seda just siin küladesse tuli. Niisugune asi. Vaat siin on üks, see on huvitav ka nüüd sellest siit. Ma rääkisin sellest lastepeost, vot need on lastepeod. See on ikka koolilaste pidu, see Muuksi kool. Iga kevade tulid siis laste kevadpidu, jah, situs tehti ja nüüd sealt rongkäik tuli Muuksist, Muuksi kooli õuest. Tuli mööda teed, siis marssis siia situsse siis parki ja siin hakkas siis pidu peale. No, niisugune, see on Muuksist võetud see pilt. Nad tulevad parajasti kooli õuest välja. No see oli kooli õu, noh seal muidugi koolid kogusid kokku. Tol ajal seal enam kooli ei olnud. See oli ikka see aeg, kui veel Tsitra kuulus krahvidele. Ja ikka. No see oli... 39 läksid ära. 39 läksid ära, aga see need peod olid 29, oli kõige viimane laste pidu Tsitras. 29 ja siis krahv suri ära. Ja Kolga krahv suri ka ära siis. Ja et siis oli selline preili ja proua, nii et olid juba suhtusid asjasse natuke teist. Näete, siin on võimlejad, tulevad kahjuks, et ta on väga väike. Lapsed kogusid kokku platsile ja siis tehti seal eelproovi. Massvõimlemine oli kavas ja see oli võib-olla kõige ilusam asi, mis seal võimlemine ja siin on üks pilt sellest. Ja see on Tsitraga seotud. Kuigi see oli Võntsi Männikus, see pilt ei olnud. Koolipoisid, see on ka, kas nad pidudel esineti veel erakavaga. See paistab olema üks niisugune pilt. Poisid teevad, see on kas lookooli õue peal või on kuskil ka metsa all, kus proovi tehti. Teine pidu, aga selle suveteatri ees on rahvas on seal koos ja pilt on võetud. No, lastepeod võis ka olla seda. Ainult siin ei paista, see teatrimaja ei paista, see lavaosa ei paista kuidagi silma. See on nii madal ja tal on olnud ikka enne kõrge torp. Tagumine osa. No nagu ikka lavakoht on kõrgem veel ehitatud. See on nüüd siin. See oli see tõmbenumber isegi, see Tsitri. Võtta, sa kunagi rääkisid seda ka, et kuidas kui korraldati lastele neid võistlusi, et kuidas see krahv osales, et seal... Vaat see oli jälle teine asi, siis oli krahv. See oli krahvi. See oli Mihhail vist kaua aega. Ta ei olnudki kaua, see oli ikka see peremees Kolgas. Ja siis tema tegi rahvapeo. Tema tegi niisuguse rahvapeo, kutsus rahva kokku ja lasi siis võistelda. Midagi ta pakkus ka. Õlut tegi või midagi ikka pakkus. Vaat isa seda kirjutas, mul oli vist meeleski. Ja siis laskis teha neid mingisuguseid võistlusi. Seal oli siis palgilt maha tõukamine kuidagi selle ja palgil käimine ja posti otsa ronimine ja siis ta andis auhinnad ja kotis jooks ja võt niisugust asjad on ta siis organiseerinud rahvale. Lihtsalt kohe, et ma tahan oma rahvast näha. Ja isa kirjutab veel niiviisi, et tal läks üks ikka suur hulk raha, mis ta sinna pani, 2000 rubla võinud olla. Aga et ikka suur hulga ta pani sinna raha, et nüüd rahvale lihtsalt lõbu teha. No kes sinna posti otsa, aga postid olid siis, need postid kõrged, oli selline, no ikka palgi pikkus ikka püsti. See võis üks 5 meetrit olla, lasti possi üles ronid, oli ära rasvatud veel, et sinna mitte saaks minna, aga poisid
need olid teinud omale mingisugused nööristropid ja üks mingisugused ümber sääre mingisuguse raua, nii et püksisäärest oli nael läbi ja ikka läksid sinna otsa, no et rannis sinna posti otsa, sai jumala kirjut triibulised püksid laulaks. Et see oli kraavi tehtud, et ma tahan oma rahvale teha, see Mihhail väga nüüd, no need on ikka rahvasõbralikud olnud. No tol ajal ei olnud enam ju, ei olnud mingisugune orjaaeg, siis oli juba, mis Mihhail? Siis oli juba ikka niisugune, Mihhail sündis 36, no kus ta sai seal 60, siis ei olnud enam mingisugune niisugust suurt mõisa. Ei olnud mõisnikul enam midagi. Ja siis ta ajas, et ta pidi rahvaga läbi. Vaat see oli niisugune, see oli mõisa poolt tehtud võistlus ja jälle siin Tsitras ikka, no Tsitra oli nende kuurort või suvimõis või kuidas ta nimetati. Suvitusmõis õieti, noh, või kuidas ta õiges kirjas nüüd on. Suvitusmõis või, aga nendel omal oli, kõigepealt oli ta abimõis, noh, Baigut, siis oli Hoflager. Ükskord on ta kirjutatud niimoodi. Ja pärast on kirjutatud isegi Kuurort. Või Badeort. Jah, Badeort oli kõige viimane niisugune. See oli no siis Kuurort juba, võiks öelda. Niimoodi on Tsitri need mõisa poolt need nimetused olnud selle suvemõisale. Ja see suvemõis on siis, ta on vähemal ehitatud. Ja ega ta tõepoolest enne ikka seda Tsitra mõisa, kui ehitati 1823 või saadi see Kolga mõis valmis seal, juba niisugune kõik need portikud ja need risaliidid või need seal kõrval välja ehitatud olid, siis võib-olla selle sama ajaga umbes hakati rajama siis seda siia. No vanemat ei tea kohe, tahaks uskuda, et see vanem oli. Kuskilt mingit jälge veel ei ole. Nüüd mõisnikud ise on leidnud selle üles, et ennem seda Tsitra mõisa. Vist küll ei ole. Aga no ja niisugune küll abimõis, jah. Siin võis olla need kangrud, jah, mis siin on olnud, Kingsepp ja need. Aga kus kohas see maja täpselt oli, jälle me ei ole veel jälida saanud. Ei ole saanud. Need on niisugust asja. Jah. No, mis me veel siis räägime? Räägime veel. Ootale enne ma olen lätsusust ära. Ma viskan selle ära. Olen saanud jalaga, siis mõdista see jätti filmi peal. Siia poole. Ei kun se on hyvä. Nyt voitte aloittaa. Se on ihan hyvä paikka. Aloittaa vai? Selvä. No ja paadi tegemine on praegu nii kaugel, et kõrgus on käes laidadega, laudadega ja järjekord on kaarde käes. Kaared on painutatud, osaliselt veel painutamata, aga siin tuleb nüüd teha igasuguseid muid töid veel juurde siin. Näiteks siia tuleb teha see kana. Kana jaoks tuleb šablon teha. See tuleb siia. Selle järgi lõikab välja lauast. Selle, mis siia tuleb, see kana. Ja selle jaoks, et siis ühendab need lauad siit tugevuseks. Sest need teised lauad on nüüd selle ülemise ääre all. Aga sellel ülemisel ei ole midagi seal vastas, sellepärast tuleb nüüd see kana, mis ühendab need kaks lauda oma vahel ära. Ja see kana tuleb niisugusest tugevast puust. Kas siis kanapilt tuleb ka? Ja kuidas? Kanapilt tuleb siis ka? Kanapilt, jah. See tuleb kanamoodi välja, kui siit natuke nüüd joonestab sedasi.
siis kui ta sedasi seisab, siis ta nagu on kana. Ja siis see tuleb siia peale, siit pealt joonistab välja ja siis tuleb saagida välja. Siis see puu läheb siia kanaks. Ja puu läheb kanaks siia. No jah, ja siis on veel peale seda, kui kaared on kohal, siis tulevad siia sisse, tuleb see veeker või mõnikord on veel, mõnel on 2 veekrit pealakute. Väljaspoole tuleb pardaliist. No pardaliist tuleb kõige viimaks enne seda, kui veeker on pandud, siis selle ääre peale ja veekri ääre peale tuleb see pardalatt. Parda selle laua ja siis veekri vahele jäävad kaare otsad. Kui need on kohal, need veekrid, siis need saetakse siit tasaselt maha, otsad kõik. Kui kaared on kinni pandud, kõik enne peab kaared kinni panema. Need ongi need kaared või? Jaa. Sa võid sellest reisipaadi ka teha. Mis paadi? Reisipaadi. Reisipaadi. Sellega võib reisida küll, jaa. Võib Mohni saarele seilada ja võib siit ümber siit Valganieme minna Vergi sadamasse ja Altjale tulla ja kas Altja jõest, see Kärbse jõest sisse saab ikka paadiga ka või? Aga nii kõrgel on umbes sild. Sild oli kõrge. Nii kõrgel. Ja. Nii et kui silla alt tahab läbi minna, sealt ei pääse läbi või? Pääseb küll siis. Aga mast tuleb maha võtta, eks ole? Siis ainult saab mootoriga. Ja. No jah. Vaata valmis. No jah, ja siis kui nüüd on need kaared kinni, pardad tehtud, kana ja siit tuleb kanaga veel samal ajal teha siia nurkadesse kniid. Paar kniid peab tegema. Ja siia tuleb siis see pärapiekli, see kaar, siia tuleb ka siia. Seda ma ei tee küll kõrgemaks kui siia selle alla, sest see hoiab juba ise siin tugevust. Sa võid siia vikingi laeva ja siis kui tuleb nüüd istepinkide panemine, siis tuleb siia üks pinkide alla, üks veel sissepoole, üks niisugune pikipaati niisugune liist, kuhu peale tulevad siis need istepingid ja istepinki ühendab selle pardaga niisugune pardi moodi, nimetatakse pardiks, niisugune klots jälle. Ja kui need kõik on valmis, muidugi kaared panen veel enne, kui nad siia päris kohale tulevad. Ma tõmban kaarte alumised pooled värviga ära. Ja siis tõmban värviga ära veel need kohad ka, kus kaar kohale siia, selle laua kohalt tõmban ka veel värviga ära. Siis kui see läheb vasta, siis värv jääb juba nende vahele siia. Sa võid ju siia ette vikingi. See on sellepärast, et siis ta ei lähe nii ruttu mädanema, iga on pikem. Ja. Siia ette sa võid vikingilaeva pildi teha. Sinna võib panna vikingilaeva pildi või ükskõik mis pilti tahes. Ja meremadu lõuad laiali. See mürgiussi need hambad. Mürgiussi hambad. Selle veealuse kala, mis on hästi mürgiline, nagu ankerus, aga see pole, mis on anker ja sõber. Selle võiksime ette ikka vinka panna. Ja, eks ju. Igat asja võib ju teha, kui huvi on. Ja. Aga siin juba kiil on tähel juba. No jah.
siin, vot seda tööd nüüd peab kahekesi tegema. Siit tulevad augud läbi puurida, siin tuleb siit lauast läbi ja kaarest läbi. Hakkab siit peale kohe keskelt ülespoole, ikka ülespoole, kõrgemale, sedasi varsti on kuni siia. Siis on kaar kinni ja kui üks kaar on kinni, siis läheb järgmise kallale, järgmist hakkab siin tegema. Ja siin ei saa seda üksi teha, siin peab olema, kui neetib siit seestpoolt, nagu need siit neetitud on, siis teine peab olema siin millegagi vasta pidamas all, et saab needida. Ja selle võib siniseks tõkkudest teha. Isoleeriga panna ümber. Siniseks? Ei, need saeme ära kõik, kui need veekerid on pandud siia, siis veeker on siia pandud. Tavalise saaga Veeker tuleb nosest natuke laiem, siia tuleb siia seda. Ja siis seda järgi siin saetakse siis jääb maha kõik. Aga tead, sa võid ju homme sellega saad ju küll juba hakata merel käima. Jaa, vee peal ujub ta praegugi. Ja nii, et üks mees rääkis, et selle ei maksa kaari panna, et see on juba praegu nii tugev. Ainult sellele ka küll paberipurjed peale. Paberipurjed? Ei, mul on juba purjeriie. Suur riie, millest purjedi on. Puri tuleb ka 6 ruutmeetrit suur. Täpselt. Ja ette tuleb siis kliiver. Soome keeles kutsuvad seda haruspurje, taagipuri. Sa võid sellest rallipaadi teha, päramootori taha. Päramootori saab niikuinii taha panna, jaa. Rallipaat, kiivrit ka tõmbad veel pähe ja. Aga sellele võib panna ka selle statsionaarmootori, sisemootori. Aga siis tuleb puurida siit välliauk läbi. Minu vanaisel suurel puupaadil on ka siin selline mootor sees, assoo. Ja siin kohas on see mootori vint siin allpool siin kohas. Kuidas sinu isa nimi on? Mitte minu isa või minu vanaisa. Vanaisa? Illar. Perekonna nimi, kuidas? Hans Schmidt. Hans Schmidt, assoo jah, õigus, Hans Schmidt oli. No jah. Ja siin on veel üks asi, mida tänapäeva meremehed ei teagi. See on prikkamise pügal. Siin käib aer ja aeruga prikkatakse. Ja see käib ka nagu pool sõutmist edasi tagasi. Ja. No mis sind veel huvitab? Assoo, siin olid enne niisugused koopad. Need koopad ma valasin sulapigi siia sisse ja panin klotsid siia sisse, nagu viimati rääkisin. Et siis hakkab siit hästi vett pidama. No siin juba sa oled natuke ära saaginud juba. Siit need klotsid see väljapoolt kruvidega keeratud siia sisse. Ja mis nüüd veel Need on mingised naelad sul või? Sellist värvi naelad. Need on needid ja naelad, jah. No jah, ja kui siis... Sellest hästi kõrgete partadega selline paat kui nii siis juba paat on nii kaugel, et need on siin kaared pandud, pardalatit ja veekerid ja siis pardaliis pandud, siis hakkame siia kappi tegema. Siia tuleb kappi, see tuleb üks nii kõrge, see tuleb pealt kingine, püsti seinaga siia. Aga kas korkvest tehakse niimoodi, et pudelikorgid on sees või? Või kupud? Korkvest, jah, vanasti oli niisugune korkvest, kus olid korgitükid sees, aga nüüd
ikka täis puhutavad enamjagu. aga minu korgkastil küll on mingisugused penoplastitükid ja võrgupuputükid. ja noh, tehakse ka jah. Päästerõngad tehakse korgist. Ja sinna ette tuleb samasugune kappi. Kapi peal võib istuda. Kapi sisse saab panna siis need päästevööd või päästevestid. Jah, vanasti olid nad kõik korgist tehtud, aga nüüd on enamjagu täis puhutavad niisugust. Ei ole. Nagu kummipaati puhutakse täis. Nii puhutakse siia ka täis. Mis asi? Siia, mis siia ümber rinna pannakse, siia päästevest. Ja. Nüüd jäid selle lehma mörgamise need hääled ka peale. Lehma mörgamise hääled? No võib-olla jäävad küll. Ja. Mastid tulevad. Nii pikad võivad ju ka tulla. No mis see veel huvitab siin? Purjest rääkisime küll, aga mast jäi vahepealt ära. Puri muidu üleval ei seisa, kui masti ei ole. Kas ole? Oled sa nõus sellega minuga selles asjas? No jah, masti ma teen ka siia keskele. Panen klotsi ja siin tuleb piidalauda. Külge tuleb see klammer, millega see mast on seal kingi. Siis tuleb parda külge niisugust kaks aasaga niisugust raudliistu, mille külge tuleb siis masti vant siduda. No see on lihtne trossist, see ei ole vaierist vant. Ja see sõlmib lihtsalt selle vandi sõlmega, mis paadis kasutatakse. Ja ette tuleb siis ka üks nöör. No see on juba tahaks, see on kõvemine, sest siin kõvem, sest see on nüüd pienest vaierist. Siin kliiver liigub peal üles alla. Kliivri pannad on siin, jooksevad üles alla. Kui see on kiudmateriaalist, siis see laguneb ruttu ära, kulub läbi, aga kui see on pienike vaier, siis ta peab hästi vasta. Nii. Ja masti otsa. Puri tuleb riistang puri. Riistang puri. Kui sa oled selle puri ära teed sinna puri otsa, tee väike pulk panna jälle, siis ta sinna otsa saad ju lippu panna. Ja vot õigus. Ja kui kaugemale merele läheb siit ranna äärest välja, et lähed juba siit paned Eesti lippu peale. Piirivalvetsoonist välja ja siis paned Eesti lippu ja riistangu otsa, siis on näha, et Eesti paat on ikka. Välismaa neid kiirkaatrit. Jah, ja kui paat on valmis, siis tuleb ta registreerida ära. Paadinumber ja paadinumber tuleb ja siia värvitakse siis paadinumber siia ette. Külje peale, väljaspoole, teise poole ka. Ja siis võib see number olla siin. Tagapool. Et lennukid näevad, siis kästakse see teha veel siia kapilaele ka see number ette ja taha, siis lennuk näeb ka ülevalt, millega tegemist. Ja. Siia paadile sa võid panna lennuki mootori peale. Ei tea, kas jääb suureks liiga vist. Sa arvad? Küll siin aitaks üks niisugune 3-4 hobuse jõuline lihtne pärnakas. Strekki mootor või Seileri oma. Näärakad on seal.
aga neid niisugusi pärrakaid nüüd ei tehta, ma ei tea, kas Pärnus üldse paadimootorid tehakse praegu. Pärna puust sa võid ju ka teha. Pärna puust või? Mootorit või? Assoo, ei, Pärna puust mastika. Ja, masti jah, teine asi jah. Jaa. Pihlaka puust on hea teha. Jah. Ma toon sulle järgmine kord siia ühe. Mis siis siin veel on? Assoo. No nüüd, kui kõik asi on nii kaugel, et tuleb merele minna, siis tuleb enne rool ka teha, purjetama minna, siis tuleb rool valmis teha. Siia tuleb see. Roolile tulevad hinged külge ja siin on niisugune varras siin taga, siis hingedega läheb siia varda sisse. Rool. Ja roolil on siis roolipind ehk Elmar kutsutaks. Eks inglise keeles ongi helm on rool. Helmsman on roolimees. Sellest ongi see Helmari nimetus tulnud, Helmar. See puu, mis siit käib, see on Helmar. See tüürimissöö. Aga sa võid sinna hästi pikka selle mootori taha teha täpselt selle tavalise kiirkatri mootori, aga pikka. No, ja siis sealt ka niimoodi täpselt samamoodi tüürida. No jah. Jaa. No millest ma nüüd veel oskan rääkida? Assoo. Siia tuleb teha veel 2. No lõpus tuleb siia 2 ava teha. Siia käib punnid ees. Siit voolab siis, kui paat tuleb kaldale, vesi voolab siis siit välja. Ja punn võib olla 2 pool. Sest siis mõlemalt poolt seda kiilu voolab välja. Aga siia sa võid sellise ukse sellise teha. Paadi. Kus paadi sisse pääseb või? No, uks tehakse küll paadile ja aga see tehakse, kui juba suurem paat on ja pealisehitused, siis sealt ehitustest lähed sisse paadiruumi sisse ja seal on uks. Kuskil tehakse seal pool tööd. Jaa. Midagi tehakse kusagil. Aga mis asjad need sinna paadile käivad? Need või? Need olid selle jahuks, et siis saab need lauad üksteise vasta pigistada. Pigistada siis kui laud on aurutatud ja siis paneb selle vahel, selle paneb siia teine nokk teisele poole ja kiiluga lüüakse see tagant laiaks ja siis surub lauad kokku. Ma kujutan ette, tulevikus ta on ka omamoodi õppefilm, et siis on teada teistel ka, eks ole, see, et miks sa midagi oled just sellest teinud. No siin nüüd muud puud ei ole, see kõik on mänd. Kõik on mänd. Muidugi paadilauad, need on harilikult ikka männist. Aga võib-olla vanasti, kui tamme oli palju, siis tehti ka tammest. Tammepaadid, aga kaari tehti küll. Saarepuust ja tammest. Ja siis, mis siin veel ütleme, paaditullid, kui need puust oli tehtud, siis need olid ikka harilikult kas tammest või saarest või need pidasid kulumisele rohkem vasta.
kulumisele rohkem vasta ja aerud on kuusest, mast käib ka kuusest, kergem puu. Ja no sisse tuleb veel see põrand. See võib olla ükskõik kuusest või männist. See tuleb üks 10 sentimeetri kõrgusele siit kaarest, niisugune, et paadi põhjal oleks hea kõndida. Ja mis siin veel siis on? Ega siin muud puud ei kasutatagi siis. Meie maal siin. Võib-olla kuskil, kus araablased paatid lievad, seal võib-olla on sietrit ja need niisugused puud. Jaa. No jah. Asso mul suvel käis õde külas siin juunikuus. Ja siis ma rääkisin, kui saan ükskord paadi valmis ja korda, siis on ilus suvine aeg, siis tulen sulle paadiga sinna Rootsi külla. Et viisa vett on, aga sõiduraha läheb alati palju, et siis oma paadiga kõige parem minna. Ja mis niisuguse paadiga mindud üle ookeani ka Euroopast Ameerikasse. Praegugi lähevad mitmed niisugused katsestajad. Ja no sellega, kui on üks 4-5 palli tuuld, hea vedustuul, siis võib üks 5-6 sõlme ta läbi ka minna. No, see teeb siis üks 5x24. Paneme siis 120 miili 24 tonniga ööpäevas. No jah, ja siit on Näkman Grundist on Alma Grunti. Rootsis on 115 miili. 115 miili ja siit on võib-olla teist sama palju sinna Näkman Grunti. Ei ole möödnud kaardilt, aga eks kaardilt võib mööda. No jah, eks kui hea tuul ikka näeb, 2-3 päevaga läheb ära. Aga muidu, kui tuul hea ei ole, siit võib minna ka üks nädal aega küll. Isegi purjelaevaga läksime Haminast Taani Esbjergi Anettega. Me läksime 6 aega. Sellepärast, et Soome lahest saime välja, Hiiumaa peal tuli vastatuul ja vastatuul kestis nii kaua, kui saime ükskord sinna Taani sundi Helsingöri alla. Siis vastatuul ja tugev tuul, torm kohe. Vahetevahel oli torm. Nii on, et see, mis purjelaev oleks läinud muidu siit 4 päevaga sinna Taani sundi, läks 6 aega reisuks.